Hei! Kui sa oled kunagi pead murdnud, et mis seal Eesti tööturul tegelikult toimub ja millised uksed sinu jaoks valles on, siis oled täpselt õiges kohas. Selles ülevaates sukeldume otse Eesti suurima tööportaali cv.ee südamesse ja vaatame koos, milline võiks olla sinu järgmine samm karjääriredelil. Olgu, lähme asja juurde. See on ju see küsimus, eks ole, aga ära muretse, see siin ei ole mingi kuiv statistika. Mõtle sellest kui oma isiklikust teejuhist, mis aitab leida vastuseid otse Eesti tööturu südamest. Nii, Eestis töö otsimisest rääkides on üks koht, kus sa üle ega ümber ei saa. See on muidugi cv.ee ja just sinna me täna sisse vaatamegi. Põhimõtteliselt cv.ee on nagu Eesti tööturu peaväljak. See on see koht, kus kõik kokku saavad ja kus sa näed kõige paremini, mis tegelikult toimub, kes otsib ja keda otsitakse. Ja vaata seda numbrit siin. See on hetkeseis, see ei ole mingi vana statistika. Just praegu, meie analüüsi tegemise hetkel on üle 3300 aktiivse tööpakkumise. Mõtle korraks selle peale, kui palju see tegelikult võimalusi tähendab. Ja just nendest andmetest me täna räägimegi. Okei, mänguväljak on suur, saime aru, aga kus see kõige kuumem tegevus siis käib? Millised sektorid praegu kõige valjemini uusi inimesi hüüavad? Ja siin on pilt täitsa selge, eks ole. 3 suurt valdkonda on teistest peajagu üle. Teenitus on esikohal, aga kohe kannul on tootmine ja tervishoid. Need ongi need 3 mootorit, mis Eesti majandust praegu töös hoiavad. Okei, vaatame siis esimest, teenindussektorit lähemalt. See, et siin on nii palju pakkumisi, tähendab ühte asja, mitmekesisust. Mõtle ise, siin on ju kõike. Kohviku teenindajast kuni suurte ärikliendide müügijuhini välja. Just seetõttu on see paljude jaoks nii hea koht, kus tööturul alustada või isegi täiesti uut karjääri proovida. Järgmisena tootmine, mis on ju Eesti majanduse selgroog. Ja mis siin eriti silma torkab, on see, et unustage ära see vana müüt, et tootmine on ainult mingi liinitöö. No ei ole. Otsitakse insenere, tehnolooge, kvaliteedispetsialiste, osakonnajuhte ja mis veelgi tähtsam, meie töökohad ei ole ainult Tallinnas. See sektor loob väärtust üle Eesti. Ja siis 3. suur tegija, tervishoid. Siin on pilt selge. Nõudlus on stabiilselt kõrge ja olgem ausad, meie ühiskonda vaadates see nõudlus tulevikus ainult kasvab. Olgu sa arst, õde või sotsiaaltöötaja, kvalifitseeritud spetsialiste on alati vaja. See on selline töö, kus sa näed iga päev oma tegevuse reaalset mõju. Okei, sektorid on selged, aga kus need töökohad siis füüsiliselt asuvad? Võtame ette Eesti igavese duelli. Tallinn versus Tartu. See tabel näitab nii äsja ära nende 2 linna erineva hingeelu. Tallinnas on mass, eks ole, ligi 1500 pakkumist, suured firmad, valikud kui palju. Tartu on teine teema. Väiksem, aga palju spetsiifikumsem. Teadus, IT, meditsiin. Ehk siis küsimus ongi selles, et mida sa ise otsid, kas laia valikut või väga konkreetset niši. Okei, aga räägime nüüd ühest teemast, mis puudutud absoluutselt kõiki, aga eriti neid, kes Eestisse väljaspoolt tulevad. Nimelt keel. Kui oluline see siis tegelikult on? Vaata, see joonis siin on päis kõnekas. Üle 15% kulutustest ütleb otse välja. Inglise keel on nõutud. See on päris suur osa, eriti kui vaadata tehnoloogia või turunduse valdkonda. See näitab, et inglise keel pole Eestis enam ammu lihtsalt mingi boonus, vaid paljudes kohtades täiesti elementaarne tööriist. Ja see number siin, 121, see on siis vene keele nõudega töökuulutuste arv. See teeb sellest teise kõige otsituma võõrkeele. Ja see on eriti oluline, ilmselgelt teeninduses ja kaubanduses, kus sa puutud kokku väga erineva taustaga klientidega. Okei, nüüd meil on andmed laulal, on aeg need enda jaoks tööle panna. Ja mis see kõige magusam osa strateegiast on? Muidugi palk. Ja kuulge, see on tegelikult kriitilise tähtsusega. Enne kui sa lähed palganumbrit küsima, pead sa tegema kodutöö. Sa pead teadma, mis turul toimub. Vaatame, kuidas cv.ee aitab sul just seda teha. Nii, cv.ee-s on üks filter, mis on põhimõtteliselt sinu salarelv. See on palk alates. Kui sa seda kasutad, näed sa kohe ära, kui paljud firmad on ausalt oma palgataseme välja öelnud. See on parim viis saada endale realistlik pilt ette, mida üldse küsida. Ja vaatame siis neid numbreid. Ligi 1200 pakkumist on sellised, kus palk algab vähemalt 1000 eurost bruto. See on, alustava spetsialisti tase.
ligi 900 pakkumist on juba üle 1500 euro piiri, siin räägime kogenud spetsialistidest, ja siis üle 300 pakkumise on valmis maksma 2500 eurot ja rohkem. See on juba selgelt juhtide ja tipptegijate tase. See pilt näitab väga hästi ära, kuidas turg on jaotunud. Üks küsimus, mis tihti õhku jääb. Kui lihtne on Eestis tööd leida, kui sa pole Eesti kodanik? No, täpselt statistilist numbrit meil siit võtta ei ole, aga märgid on väga positiivsed. Kui sa näed portaalis sellised eraldi ruubriki nagu tööpakkumised ukrainlastele, siis see näitab ju selgelt ühte asja. Eesti firmad on välismaalastele avatud ja nad otsivad aktiivselt võimalusi, kuidas nendeni jõuda. Nii, teeme kiire kokkuvõtte. Mis me siis teada saime? Esiteks, turgu veavad 3 suurt sektorit: teenindus, tootmine ja tervishoid. Teiseks, Tallinn on suur ja lai, Tartu on sügav ja spetsiifiline. Kolmandaks, inglise keel on võti, mis avab väga palju uksi. Ja kõige olulisem, kasuta andmeid. Need palganumbrid pole seal ilu pärast. Uuri turgu ja küsi palka, mida sa ka tegelikult väärt oled. Ja sellega ongi tänane ülevaade tehtud. Mõtle sellest nii, sa said just endale kätte kaardi ja kompassi Eesti tööturu jaoks. Nüüd on pall sinu väravas. Küsimus ongi, kus sina oma otsinguid alustad?